Guten Morgen, tere hommikust, uus päev ongi käes siin Austrias. Poisid, kas suudate olla? Nii, meil on siin hommikusöögiks kakao ja pisipreili usinalt koorib juba mune, poistel on enda munad juba kooritud. Teeme siis kedumuna. Meil sõber tegi kõigile tripi jaoks sellised ägedad pusad ka. Otsige Facebookist Mad Fox, saad endale ka. Nüüd minek. Me oleme Ader Areenal ja siia me lähme vaatama kotkast, raisakotkad, mis olid kaljukotkad ja ka öökullid, nende mingi show. Ja siin peaks jooksma ka vabalt ahvid ringi. Et ma ka täpselt ei tea. Kohalikud ütlesid igatahes väga vingi üritus. Me vaatame. Täiskasvanu 17 ja alates 6 on 9 kuni vist, ma ei tea, mis vanus on siis. Ja alle 6 on tasuta. See on Steppi kotkas. Die typischen Flügel, die sind rein und tretbartig. Rabapihtrik peaks siis olema üks kõige kiirem lind ja näitavad nüüd, kuidas ta saaki püüab. Kuni 380 kilomeetrit tunnis paneb ja no siin videos vist ei ole teda absoluutselt näha, sest et ta on lihtsalt nagu, näed, tuleb, ta on lihtsalt nagu väike rakett. Ja sai oma saagi kätte. Hästi arvutan neid. Engelkurve, man steht auf. Saagi kätte. Ei saanudki kätte. Ütles, et kaotas täna. Täna oli võimane. See on kassikakk. See on siis suurim kakuline, 2,5 kilo ja lendavad hästi vaikselt, sest neil on hästi palju pehmeid sulgi. Geräusch isoliert und verursacht keine Fluggeräusche. Ma sain just ühe linnuga, tegin pilti, nii kiirelt käis, et ma ega väga pilt vist hea ei tulnud, aga saime just hea infot, et siin see lind, kes meil käes oli, hakkas kõvasti laulma ja ma küsisin, et miks ta laulab. Ta ütles, et siia tuli loodusest üks võõras lind, kelle territoorium see ei ole ja ta karjus tema peale, et mine minema. Nii et meil käes on nende enda need treenitud linnud ja siin meie pea kohal tiirutab üks sama liiki metsik lind. Ja vaadake. Nad vilistavad ja linnad tulevad.
pildi tegemine ise maksis iseenesest 2 eurot ja show kõik oli saksa keeles, nii et kui keelt ei oska, siis väga kahju, meil oli küll väga kahju, sest ilmselt nad rääkisid väga põnevat juttu just sellest lindude treenimisest ja kasvatamisest ja nende oskustest, aga jah, kahjuks ei saanud midagi aru. 7-aastane pidas ilusti vastu, 4-aastasele oli siuke nibin-nabin ja no 2-aastane väänlas ikka seal palju, et neil hakkab ikkagi igav. Kui saksa keelt oskate ja lastele vanus piisavalt, siis kindlasti soovitan. Jah, et ta oli kihvt elamus. Kui sul ikka kotka selle pea lendab, siis on ikka äge küll. Jah, et nad lendavad hästi madalalt, nad meelega teevad niimoodi, et pea kohalt ja seal ülemisel astmel oli nagu eriti võimas tunne, kui... Ja see pole nagu ainult looma, et selles suhtes nad ikkagi ravivad need linde siin ja kasvatavad üles, lasevad jälle loodusesse, et need, kes siia vist jäänud, see nagu me aru saime, et siis ongi nagu ikkagi vigased linnud. Lähevad oma parimat elu, mis neile võimaldatakse. Poisid ütlesid ka, et nemad soovitavad siia tulla. Maailma lahedam show. Maailma kõige lahedam show. Isegi delfiini ja meelisõidus. Leedu sellest show'st oli ägedam või? Okei. Kuna me just käisime värskelt Poolas Lodži loomaaias, selle video leiate ka meie YouTube'i lehelt, siis me selle ahvide osa ikkagi praegu jätsime ära, sest see vist ikkagi oli lisatasu eest. Ja hind oli sama, veel lisaks siis. Tulime Austriasse poodi ja ma kiirelt Sparri hindadest. Näiteks 5 kiivit on 2,49, õunad 6 tükki, 2,99, viinamarjad 3,49, banaani kilo 2,19 ja huvitav on see, et me leidsime Felixi ketšupitsid, natukese teise disainiga ja teised maitsed, aga logo on täpselt sama. Joo, mis asja? Ja ketšupid siis 2,99, 3,99. No, müslid, pudrud 3,99, 3,19, 3,29, hommikuhelbed 3,69, 2,99, pastad 1,35, 1,19, 2,49. Huvitav on see, et neil on riisivalik igal pool palju väiksem, kui ma eile käisin poes, oli ka, aga 1,99 on siis kilo. Liha poole pealt siis mingid singid on 2,49, 3,75, kilohinnad siis 25, 15, 18, 1,59 tundub siuke klassikaline piimahind siis. Juustud on 18 kilo, 17 kilo, 12. Ehe näide, kui palju me pere armastab piima. Ta tahab kohe poe ees seda piima juua. Lahti või? Meie pere kohvi ei joo. Aga mida sa jood siis, et ärkvel püsida? Kohvi ja kokatki ei taha, sest lapsed tahavad ka magusast jooki, siis jääb ära. See on piima, rasast piima. Kus oleme? Ummikus oleme. Kahjuks on kellegi õnnets juhtunud, kiirabid tulid just vastu ja 2 kilomeetrit on meisse ummik juba. Ja umbes 20 minutit tagasi juhtunud. Ja umbes 20 minutit tagasi juhtunud, et meil ja päris suur asi vist. Ja ringiga ka ei saa minna. No saaks ringiga minna, aga selleks mingi 2 tundi ringi vist. Mingi 100 kilti oli umbes jah. Ei ole vist nagu mõtet. 100 kilti. Istume ja ootame. Näha on, et me oleme kuhugi põnevamasse kohta jõudnud. Tahad sellest täpsemalt rääkida? Ei. Näh, mis mõttes? Red Bulli ringrajal. Tegelikult ega vormelist ma ei tea enam mitte tuhkagi. Vaatasin siis, kui nüüd Räikkonen Häkkinen ja Schumacher, siis ma olin suur fänn. Aga mõtlesin, et kui siit juba mööda sõidame, tuleme vaatame selle pulli ära seal künka otsas. Kuulus pull seal siis näha. Kuule, kas me siin üldse olla tohime või?
selline näeb siis see rada miniatuursena siin välja. Ja päris kihvt, et siin saab lapsed saavad pultidega nagu sõita, aga hetkel on rivist väljas. Mis sul on seal? Pingviinimängu jupp. Ja vanem härra mängib kiikeri tripstrapstrolliga. Ja teine on kiikeri slaideri mäng. Ma saan ikkagi väga tihti küsimusi, et millega siis lapsed meil peamiselt autos mängivad, sest et nad on meil ekraanivabad ja ainult nendega, mis meil on kaasa võetud. Ma näitan näiteks tänase päeva hitid. Pane likesse, kui te tahaksite näha kõikide mängude kohta ülevaadet, mis meil peamiselt siin reisil on kasutust saanud. Aga tänased hitid on siis kiikeri superslider, kus tuleb neid nuppe niimoodi liigutada. Lisaks kiikeri tripstrapstrull, mida saab koos mängida ning saab ka AI vastu mängida. Selline karbiga pingviini loogikamäng. Samamoodi selline magnetvihik loogikamäng, kus tuleb urgusid ehitada. Nii, siis on minu Itaalia pere kingitud raamat, kus lapsed õpivad itaaliakeelseid sõnu. Ja pisipreili kõige lemmikum, näete, üks kõrv on läinud, on Jänku Jenka, kuhu mul nüüd kaardid jäid siia võtmata, praegu need on kõrval, aga siia käivad siis kaardid ja see mängib heli eesti ja inglise keeles, väga hea sõnade õppimismäng. Aga pane like videole, siis ma näen, kas on huvi, et ma näitaksin lähemalt, mis meil siin veel kaasas on. Sellist asja pole ikka päevi olnud, et me jõuaksime valges ööbimiskohta. Järgmises videos näete, miks meil on homme vaja vara tõusta. Pange siis lapse heaks YouTube'i kontole subscribe. Nii näete, mis meie järgmised seiklused tulemas on.